No nii, tere! Kui paljud eelmisel infopäeval osalesid ja minu ettekannet juba on näinud? No ikka on ja. Need materjalid on ju saadaval ikka veel, et need on ka saadetud laiali. Sellel korral mõtlesin, et ei teegi teile sellist PowerPoint ettekannet, et meil siin variatiivsus on moes. Esimesel päevapoolel oli ka, üks ettekanne oli tahvlil, teine oli ilma, et niimoodi hoiame tähelepanu paremini. Aga minu tänane 15 minutit, millest on saanud 3, on eelkõige inspireeritud sellest, et tahtsin lihtsalt teile anda täiendava ülevaate selle kohta, mida ma rääkisin siis eelmisel korral ja öelda, et Haridus- ja Teadusministeeriumis siis struktuurifondide vahendite ettevalmistamist me jätkame ja tänaseks päevaks võib öelda, et me oleme juba üsna lõpusirgel. Ehk siis kõik see, mis puudutab haridustöötajate keeleõpet, on siis dokumentatsiooni baasil enam-vähem valmis planeeritud ja need dokumendid, mis võimaldavad siis meil hakata struktuurifondide rahasid kasutama, nende valmimistähtaeg meie jaoks on siis aasta lõpp. Ja sealt edasi, mis juhtub, on see, et need dokumendid lähevad kooskõlastusringile majast välja ehk väljaspoole Haridus- ja Teadusministeeriumisse, teistesse ministeeriumitesse ja allasutustesse, kes on ka seotud täiskasvanute eesti keele õppega või üldse eesti keele õppele üleminekuga. Ja see kooskõlastusprotsess tavapäraselt võtab aega umbes 2 kuud. Ehk siis meie esialgsete plaanide kohaselt haridustöötajate keeleõpet siis ametlikult ette valmistama saame me hakata kuskil veebruari lõpus. Küll aga tahan kohe öelda, et me ei lase ennast häirida sellest ametlikust kooskõlastusringist, vaid et tegelikult see on hetkel nagu riigi prioriteet, et haridustöötajad eesti keelt saaksid õppima hakata seoses siis uuendatud kvalifikatsiooninõuetega ja seetõttu mul on siis hea meel juba tutvustada Keiu Tamme, kes on siis Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudis siis meie jaoks vastutav kolleeg selle eest, et haridustöötajate keeleõppe hanked õigel ajal välja läheksid ja need ka siis teieni jõuaksid. Ja neid hankeid me hakkame ette valmistama koostöös siis Keeleameti, Eesti Keele Instituudi, Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Juba siis tegelikult me juba teeme seda tööd natukene, aga see aktiivne ettevalmistus läheb lahti siis järgmise aasta algusest ja samuti siis ühes etapis me kaasame ka sinna Haridus- ja Noorteameti kolleegid, sellepärast et sellel perioodil on siis erisus see, et kõik need õpetajad, kes jõuavad keeleõppesse, nende jaoks muutub ka kohustuslikuks siis tasemeeksami sooritamine, mistõttu siis koostöö Harnoga on absoluutselt nagu vältimatu selles osas, et saame sealt tuge nii keeleõpetajatele selle tasemeeksami info jagamisel kui ka siis õpetajate ettevalmistamisel selleks, et nad ikkagi sinna tasemeeksamini jõuavad. Ja samuti siis nagu siin juba Artjom ütles, et meil käib siis iga kuu koos riigikeele nõukoda, kus siis täpselt samamoodi tegelikult see on vist, võin nüüd eksida, aga minu meelest ei ole olnud ühtegi nõupidamist, kus me ei puuduta täiskasvanute keeleõppe küsimusi. Peamiselt iga kord me seda teeme ja see on siis juba laiema haardeline selles mõttes, et seal on Kultuuriministeeriumi vaade, Sotsiaalministeeriumi vaade, Keeleameti vaade, Harno vaade
ja ka Eesti Keele Instituudi vaade olemas, lisaks siis Haridus- ja Teadusministeeriumile. Nii et me ei tee seda tööd üksinda, vaid me arvestame ka oma kolleegide häid praktikaid teistest ministeeriumitest. Ja kuidas keelefirmad saavad siin ka kaasa lüüa, on see, et selles ettevalmistavas protsessis, kui meie dokumentatsioon on kinnitatud, siis on meil plaanis tegelikult teha üks selline seminar, kus me võtame ka keelefirmad kokku ja nii-öelda tehnilise kirjelduse viimistlemisel arvestame siis ka sellist keelefirmade vaadet, mis tuleb siis teie praktika pealt seoses sellega siis, mida teie olete kogenud just nimelt haridustöötajate keeleõppekursusi läbi viies. Nii et see vaade tuleb kindlasti ka sinna sisse. Nüüd tihti on küsitud siis, et okei, et meil läheb natukene aega nüüd selle dokumentatsiooni tegemisega ja et see lõtk on selles mõttes selline natukene pikem, et kui me veebruaris saame need dokumentatsiooni korda ja teie saate juba hangetesse tulla, et millal need kursused siis hakkavad, et kursusi me planeerime haridustöötajatele alustada siis augustist ehk siis sellest hetkest, kui õpetajad lähevad kooli tagasi, et see on augusti teine pool või siis septembrist, oleneb, kui kiiresti me need grupid kokku saame, need esimesed grupid. Et mis siis sinnamaani juhtub? Et siinkohal võin siis öelda, ja nii nagu Artjom ka ütles, eks ju, et meil on hästi tihe koostöö Kultuuriministeeriumi ja Haridusministeeriumi vahel, et me sellel aastal siis varakevadest alates koostöös Kultuuriministeeriumi ja INSA-ga siis pakume ka haridustöötajatele võimalust eesti keelt õppida ja ka need hanked on hetkel ettevalmistamisel. Nii et tegelikult selle kohta tuleb siis info sellel hetkel, kui see dokumentatsioon on valmis, nii et kuskil märtsist, aprillist on juba meil tegelikult võimalik koostöös mõned grupid avada. Nüüd, mis ma kokkuvõtteks ütlen? Kokkuvõtteks ütlen samamoodi nagu Ilmar alustas seda päeva, et tegelikult on keelefirmadel võimalik juba alustada ettevalmistust, sest 6 aastat tööd ootab ees. See tähendab üsna mitmeid kümneid gruppe, võib-olla üle Eesti, kus haridustöötajad on keeleõppesse haaratud. Ehk siis mida saab keelefirma teha, et pidades seda silmas siis, et tegelikult varakevadest esimesed grupid lähevad töösse, sügisest alustab päris suur hulk gruppe, et mida saab teha, saab vaadata, et kus see ressurss tuleb, kust õpetajaid saab, millise ettevalmistusega need õpetajad on, vaadata üle oma õppematerjalid, sest haridustöötajate keeleõppes meil on oluline see, et lisaks sellisele üldkeelele see õpetaja valdaks siis teatud tasemekursustel käies ka sellist haridusvaldkonna sõnavara, ehk siis kas on võimalik mugandada tekste selliselt näiteks, et need tekstid ei ole sellised tavapärased üldkeele tekstid, vaid võib-olla on võimalik võtta näiteks õpetajate lehest tekste, vaadata alushariduse mingisuguseid tekste, vaadata üldhariduse, kutsehariduse tekste, et see sõnavara tuleks õpetajale juba nii-öelda sellise loomuliku kursuse osana ka natukene külge. Et selliseid mugandusi saab juba õppematerjalide osas teha, siis eriti tahaksin esile tõsta seda, et juttu oli Harno ettekandes ka sõsarväljaandest, ehk siis vaadata õppematerjalid üle seonduvalt selle sõsarväljaande infoga, et õpetajate jaoks väga oluline tekstiloome, väga oluline oskus, suhtlemisoskus absoluutselt, teksti vastuvõtt ja siis vahendamisoskus. Sest õpetaja on see, kes läheb klassi ette ja ta peab suutma eesti keeles vahendada seda infot, mida ta tahab, et õpilane õpib. Ehk siis sellised nüansid võib-olla natukene vaadata üle oma õppematerjalides, et kas need õppematerjalid vastavad sihtgrupi vajadustele. Et seda kõike te saate tegelikult juba teha ja selle tööga alustada.
ja olla valmis selleks hetkeks, kui need hanked välja kuulutatakse ja siis on juba nii-öelda need programmid ka sihtgrupile kohandatud. Ja sellega ma lõpetaksin. Aitäh teile, on küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis aitäh sulle. Ja, aitäh, aga võite alati mulle ka kirjutada otse ja vastan hea meelega või helistada.